täna siis räägime Noorsooteatri raamaturiiuli sarjas raamatust Morten Emilia ja kadunud maailmad ja mina olen siis selle autor Eeli Reinaus. Et selle kirjutamine, ma ei tea täpselt, kus mul sageli mõtted tulevad, aga võib-olla üks ajend selle kirjutamiseks oli see, et ma olen pärit Kohilast, mille lähedal on üks selline küla nagu Rabivere ja kunagi esimese Eesti Vabariigi ajal 1936. aastal leiti sealt rabalaip. Ja see oli põhimõtteliselt maetud naine sinna rabasse, mis oli väga hästi säilinud või kes oli väga hästi säilinud. Ja ma ei tea, võimalik, et siis sellest ma sain mingisugust inspiratsiooni, et kirjutadagi see raamat, kus üks poiss, kes tunneb ennast üksikuna ja elab koos oma onuga metsaserval väikeses külakeses, siis ühel hetkel rabas ringi jalutades kohtab ühte tüdrukut. Ja alles võib-olla tükk aega hiljem ta saab aru, et see tüdruk on kogu aeg ühe koha peal ja mis on siis selle tüdruku saladus. Et samamoodi on siis selle rabalaiba kohta väga palju rahvapärimust, milles räägitakse erinevaid lugusid sellest, kuidas naine, keda siis kutsutakse truutaks, sinna rappa sai. Ja raba kohta on üldse väga palju pärimust, et kuna see on selline üsna salapärane ja natuke ka ohtlik territoorium või ala, et siis on väga palju lugusid sellest, kuidas rabas võib olla mõni varandus peidus, mida siis annavad välja sellised sinakad virvatuled, kuidas rabasaartele on siis sõdade või katku ajal mindud peitu, kas vaenlaste eest või siis selleks, et katk sinna nii-öelda külainimesed siis terveks jätaks. Ja samamoodi siis tänapäeval ma vähemalt tean ühte raba, kus siis arvatakse, et selle all on lausa tulnukate baas, kus siis tulnukad maanduvad või et kogu selle rabaga, mis on siis Kolgu raba Raplamaal, on seotud hästi palju selliseid müstilisi lugusid. Et kui raba on selles raamatus nagu selline üks peategelastest mõnes mõttes nagu müstilises võtmes, et kuidas on rabaga seotud erinevad lood, siis teine peategelane Morten peab siis rinda pistma erinevate sotsiaalsete probleemidega, et tema ema on Soomes tööl ja ta elab koos oma onuga, kes on juhtumisi joodik, nii et sageli ei oota Mortenit kodus isegi mitte õhtusööki. Ja tema ainukene siis nii-öelda väljapääs sellest olukorrast ongi see, et ta püüab väga hästi õppida, et siis tulevikus oleks tal võimalus minna ülikooli või saada vähemalt korralik amet. Ja teine siis nii-öelda põgenemistee ongi siis fotograafia, mida ta siis just ka nagu looduses harrastab või et ta käib rabas pilte tegemas. Ja et see fotograafia on siis ka mõnes mõttes nagu see raamatus nagu väljapääs võib-olla nende inimeste juurde, kellega ta muidu kokku ei satugi, et ühel hetkel Martini koolikaaslased avastavad, et ta oskab väga hästi pilte teha ja seetõttu siis kutsuvad teda erinevatele pildistamistele ja nii siis saab mõnes mõttes nagu tema karjäär alguse juba koolipoisina, mis on jälle üks võimalus saada siis välja sellest nii-öelda kodust, kus ta siis peab koos oma onuga elama. Et lugejana ma näen lapsi umbes 12. eluaastast või siis ka täiskasvanuid ja kuna need teemad siin raamatus ei ole võib-olla kõige kergemate killast, et ma ei tea, siis peategelase onu joomine või see, et ta ema on Soomes tööl ja et elab põhimõtteliselt üksi ja et neil on üldse kõik väga halvasti, et siis võib-olla, et see on ka nagu õpetajatele koolis või ka lapsevanematele üks nagu selline võimalus nagu mingit sellist vestlust arendada või et nendel teemadel rääkida selle raamatu näitel. Sel õhtul tüdruk juba ootas teda. Morten märkas, et ta seeliku alumine äär oli jällegi märg. Nagu alati, kui nad kohtusid. Kui nad kohtusid rabas. Sest see oli tegelikult ainuke koht, kus nad kohtunud olid.
ja vist iga kord oli Emilia enne kohal kui Morten. Morten silmitses Emiliat tähelepanelikult. Emilia kandis õhukest hallikat jakki ja tumedat seelikut, nii nagu esimesel korral, kui ta oli tüdrukuga tuttavaks saanud. Ja kui Morten mälu pingutas, siis vist ka teisel korral, nagu kõikidel kordadel. Mis lahti on? Emilia vaatas teda kahtlustavalt, isegi veidi kartlikult. Sa ütlesid, et sa elad Vanatoa talus. Morten tundis, kuidas tal äkki suu kuivas ja süda rinnust tagus. Ta keha teadis seda varem kui ta ise. Tüdruk noogutas. See oli süüdlaslik noogutus. Justkui oleks ta Mortenile valetanud, sest Vanatoa talu oli ju ammu lagunenud. Ainult, et ta ei valetanud. Vanatoa talu oli olemas, siis kui tüdruk elas. Sa oled surnud, eks? Ja enne veel, kui tüdruk midagi vastata jõudis, sõnas Morten, sellest pole midagi, päriselt. Kummaline vari libises üle Emilia kahvatu näo. Palun ära mine ära, palun, sosistas tüdruk. Alles nüüd taipas Morten, et tüdruk oli kogu aeg olnud nii kahvatu, kuid ta ei olnud seda sugugi kahtlaseks pidanud. Ta ei olnud kahtlaseks pidanud ka tema riietust. Sa oled esimene inimene, kes mind näeb, kes minuga räägib, tunnistas Emilia. Kuid Morten peaaegu ei kuulanudki teda. See, mille ta just avastanud oli, see oli hullumeelne, täiesti võimatu. Morten käis nüüd peaaegu igal õhtul rabas Emiliaga rääkimas. Õnneks oli tal õhtust bussi oodates kooli raamatukogus piisavalt aega, et kodused tööd järgmiseks päevaks ära teha. Seega see ei seganud tema õppimist. Pigem oli see ainult hea, sest ta sai kodust eemale. Ainuke halb asi oli see, et Mortenil hakkas mitu tundi ühe koha peal seistes vahel külm. Emilia ju külma ei tundnud. See on nii kummaline, aga ma tunnen, et ma võin sulle kõigest rääkida, sõnas Morten mõtlikult. Ta arvutas samal ajal ja leidis, et nad ei ole isegi veel 6 aega tuttavad olnud. Sest mul ei ole kellelegi su saladusi edasi rääkida. Morten raputas pead. Sest et ma olen surnud ja seega täiesti ohutu. Ei, sest sa saad aru ja sinu teised sõbrad ei saa. Morten kehitas õlgu. Mul ei olegi tegelikult väga palju sõpru, kui aus olla. Õigemini vist üldse eriti ei ole. Miks siis? Morten hammustas huulde. Olukord oli muidugi täiesti jabur. Siin ta nüüd seisis ja häbenes ikka veel seda, kes ta oli. Isegi surnud tüdruku ees. Eriti surnud tüdruku ees. Sest kummalisel kombel oli see surnud tüdruk talle kõige lähedasem inimene maailmas. Isegi kui sellest võrrandist tuli eemaldada nii sõna inimene kui ka vist maailm. Sellepärast, kes ma olen, sõnas Morten viimaks. Kes sa oled siis? Ma ei ole keegi, oleks Morten tahtnud ütelda, aga ta ei öelnud. Ta ei julgenud ja see oleks olnud vale. Sest tegelikult oli ta paljusid asju. Ainult ta ei teadnud, kes ta päriselt oli. Ta oli poiss, kelle ema oli ta peaaegu hüljanud. Poiss, kes lasi end oma onul peksta ega jooksnud isegi minema. Sest ta oli liiga uhke. Sest ta lootis, et viimaks juhtub midagi. Sest ta uskus, et see ongi tema elu ja ta peab vastu võtma kõik, mida see talle pakub. Ja ta oli veel klassikaaslane, kes varjas teiste eest seda, kus ta elas ja kellega elas. Poiss, kes tahtis kuhugi kuuluda ja kedagi usaldada. Ja siin ta nüüd siis oli. Usaldades ainsa olendina surnud tüdrukut. Thank you.